Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 62 osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka me salvestame Pärnu huubis. Täna kutsusin külla ühe inimese, kellega mu esmakohtumine oli ütlemata põnev. Ja sellel ma ilmselt täna natukene peatun ka. Tere tulemast Karl Andreas Kalmet. Tere! Selline esmakohtumine nagu minul sinuga oli, ma ei ole kindel, kui palju sul sellist nagu üldse on ja võib-olla on. Minul oli esmakordselt niimoodi. Et mingil põhjusel, kui sa käisid teatris proovis, läksid raadioaknast mööda kogu aeg ja ma ei tea, ju sa vaatasid enda peegelpilti või midagi ja siis mina vaatasin, et sa vaatad nagu aknast sisse. Järsku keset päeva aega, tänavat, tulen ma sulle ligi, ütlen, et tere, sa vaatad ma kogu aeg raadioaknast sisse ja ma isegi kuuta ütlen, mis mõtted sul võisid peast läbi käia, kui keegi sul tänaval niimoodi ligi astub. Kui tihti sinuga selliseid asju juhtub? Et keegi tuleb tänaval ligi ja ütleb midagi. Harva tegelikult. Ma arvan, et üldiselt mulle tundub, et eestlased on selle koha pealt hästi privaatsed. Ja isegi kui vahel keegi, ma ei tea, kas tunneb ära või võib-olla isegi kui vahel kellelgi oleks mingi soov midagi öelda, sest mul on tunne, et Eesti inimeses on väga tugevalt sees see, et mis ma nüüd lähen segama või midagi ütlema. Aga vahel on seda juhtunud ja üldjuhul on see ikkagi tore, kui keegi midagi ütleb, et näed, et ma nägin sind võib-olla seal või mulle meeldis see või mis iganes, et see on täitsa okei. Et pigem on see nagu tore, mitte selline, et issand jumal, tulevad jälle ligi. Ei, no pigem on see tore üldiselt, kui ma isegi nii palju ei räägi omast kogemusest, aga võib-olla need ebameeldivamad asjad kipuvad rohkem juhtuma siis, kui näiteks näitlejad on vahel õhtul kuskil väljas, ka mingis, ma ei tea, lokaalis või baaris või kuskil, kus inimesed siis see julgus, millest ma just rääkisin, et üldjuhul on see süke vaoshoitud, aga siis võetakse julgust ja siis minnakse kuskile rääkima, et ma nägin see, et see võib olla natuke sellisem nagu koormavam, et seal võib tekkida selline, no ma ei ütleks, et konflikt, aga lihtsalt, et eriti kui keegi on väga purjus, siis võib-olla, aga vahel on see ka täitsa okei. Et sõltub, et kus maal ise oled omadega. Jah, võib-olla tõesti. Aga iseenesest sellist asja vist tõesti Eestis üleliia palju pole, et minnakse nagu ligi. Et see kuidagi nagu tundub, et mina ju teda tean läbi erinevate rollid, aga tema ju mind ei tea. Ma hakkasin praegu mõtlema seda, et ega ma ei tea, kui palju seda ka võib-olla teistes rahvuste puhul või kultuurides on, aga ma millegi pärast ikkagi arvan, et ma ei oska öelda, et võib-olla siis meil on mingi ettekujutus, et äkki ma ei tea, itaallased või prantslased, hispaanlased on nagu süksed, et nad julgeksid rohkem seda teha. No USAs kindlasti minnakse, ma arvan. Jah, vaata, aga USAs on vist ka neil üleüldiselt palju sellisem see nõnda nimetatud small talk palju kuidagi levinum, et inimesed vist julgevad öelda rohkem, et näed, mulle meeldib su see või et see nagu meil on ikkagi selline karge vaoshoitus, mis on iseenesest, kui ma peaks valima nende kahe asja vahel, siis ma ikkagi valiks sellise eestlasliku vaoshoituse. Et oled ikkagi ju siia sündinud, on ju? Just, ja. Aga rääkides sinu näitlejad eest, kuidas see alguse sai? Mitu põlve juba, ma ei tea, 100 põlve juba? Või? Ei, no kuidas ta alguse sai? Ta sai alguse, oleneb, kui mis punkti sa mõtled, et üks vastus sellele on see, et see algas lavakunstikooliga. Aga kui minna selle juurde, et kus see mingi impulss üldse tuli, siis üks osa sellest on ikkagi seotud sellega, et selline perekondlik seos on juba olemas ja teatris on ju väga palju aega ka lapsena veedetud ja ka tegelikult Pärnu teatris Endlas kunagi. Ja see on osa juba päris väikesest olnud. Ja ma arvan, et hiljem lihtsalt, kui sinna juurde tuli, ma eeldan, et kuskil teismeeas, siis see mingi see enda selline ma ei tea, see mingi soov, ma ei tea, teiste ees nalja teha ja siis ma ei tea, kui teised naeravad või esineda või ma ei tea, mingit totakat karakterit mängima, et siis nagu ilmselt selle pealt see mõte tuli, et ikkagi ja mingis sellises vanuses võib-olla on ju rohkem ka seda ikkagi soovi kuidagi teiste ette astuda või midagi sellist teha ja et siis
ma arvan, et see kuskilt sealt sinna sisse jäi, aga ma pean ütlema, et ma tegelikult, see ei olnud minu mingi tohutult suur, ütleme nagu kinnisidee, et lihtsalt siis, kui ma keskkooli lõpetasin, siis olid just parasjagu sellel aastal ka sisseastumiskatsed ja ma osaliselt mõtlesin ka seda, et mis on ka nagu õige ja mida võib ka öelda nendele, kes võib-olla mõtlevad selle peale, et ma arvan, et kindlasti tasub see ära teha. Et noh, kui ei saa näiteks, siis ei saa, siis vähemalt tead. Ja ma mõtlesin samamoodi, et noh, et ma teen selle ära, et ma saan sellest võib-olla ka siis nagu ma vabanen sellest. Et, aga läks nii, et sain sisse ja siis niimoodi sealt see edasi läks. Üks asi on näha nagu kõrvalt, eks ju, nagu seda tööprotsessi, teine on see, et nagu ise õppida seda ja selles tööprotsessis olla. Kui erinevad, siis need olid sinu nagu nägemuse kohaselt. Et kui palju erines kujutlus sellest tööst ja mis see reaalselt on? Võt see on hea küsimus, sest et ma arvan, et see tegelikult see erineb päris palju. Ja võib-olla see on paljude elukutsetega niimoodi, et see, mis sa näed ja kujutad ette ja see, mida see elukutse sult tegelikult nõuab, et seal on ikkagi nagu, seal on mingi erinevus sees. Noh, ma arvan, et paljude inimeste puhul ja ma arvan, et minul kaasa arvatud oli natukene võib-olla siis, kuidas öelda, nagu kas siis romantilisem või sellisem, et noh, et näitlejad on kogu aeg nagu mingis sellises, ma ei tea, kõrgendatud seisundis ja mängivad ja tsiteerivad mingeid tekste ja kuidagi kogu aeg on see nagu sellises nagu mingi loominguline palavik oleks, et noh, ma nüüd loodan, et ma kellegi ettekujutust sellest nüüd nagu ära ei lõhu, aga päris nii see ei ole. Et tegelikult teatritöö puhul on üks asi, mis tuleb väga kasuks, on kui sul on süke, ma ütleks, süke hea rutiinitaluvus tegelikult mingis mõttes, et või noh, ma ei tea, kas rutiinitaluvus on õige sõna, aga ütleme, et sa talud kordusi, ütleme nii, sest et su päev tegelikult suuresti sellest koosnebki, et tehakse proovis ühtesid samu asju ja õhtul sa mängid etendusi, mida sa oled ju tegelikult mitmeid kordi juba mänginud, teine kord võib-olla, ma ei tea, 100 korda mänginud, eks ole. Prooviperioodid on suhteliselt pikad, et see, et sa suudaksid, ütleme siis nagu ennast käivitada, taaskäivitada mingi asja osas, taaskäivitada, uuesti leida sealt mingi asi, veel mingi väike vimka, noh, mida iganes, partneri pealt võtta midagi, et kuidas seda nagu, kuidas seda teha, sest et jah, et sa teed ju asju, noh, sadu ja sadu kordi tegelikult. Kuidas te seda siis nagu teete? Ma pole kunagi näitleja töö puhul sellest vaatevinklist seda teemat nagu käsitlenud. Ja see tundub praegu kuidagi selline, issand, tõepoolest, sadu ja sadu kordi sa pead pidevalt olema see terav pliiat seal iga jumala õhtu. Ma ei tea, ma arvan, et ma eeldan, et näitlejatel mingid oma erinevad viisid, kuidas nad seda võib-olla siis enda jaoks nagu mõtestavad, et ega noh, teatud mõttes vahel ongi raske seda teha, kui päris aus olla. Ei ole alati nii, et sul on õhtul 7 etendus ja siis sa juba päeval kell 3 mõtled, et nagu jess. Aga mis on hea asi selle juures on see, et enamasti alati, ja mul on tunne, et minu puhul on see ka nii, et ma kuidagi, siis kui etendus algab, et siis kuidagi ma saan nagu energiat selle pealt, et kas nagu partner teeb seal midagi või ma kuidagi nagu sellest, noh ilmselt see on ka see, et saali tuleb publik ja ikkagi sa tunned mingit sellist nagu elevust sellest, et see on ikkagi see, mis kuidagi jah, mind käivitab ka, et vahel on see partner, vahel on see võib mingi ka väga pisike mingi totakas asi olla või vahel sa siis üritad kuidagi ütlema, ma ei tea, päeval juhtunud, ükskõik mis on juhtunud, siis oma päevase emotsiooni kuidagi siis nagu kanaldada sellesse, et ma siis nagu panen sellesse õhtusesse etendusse, aga vahel on see väga raske. Ma mõtlen, kui päeval on midagi nihust ja midagi nagu väga ebamugavat enda jaoks juhtunud, millega siis nagu peab nagu tegelema või toime tulema. Et selleks lavaloo hetkeks pead selle kõrvale panema. Täiesti nagu ära nullima ju. Vaat nüüd võib-olla jällegi erineb, ma saan ainult iseendast rääkida, aga ma ei ütleks, et sa pead selle ära nullima, sest et paratamatult sa võtad selle kaasa ja vahel on see, ma arvan, et kui sa hakkaks väga
intensiivselt tegelema sellega, et ma nüüd üritan mingit asja kõrvale jätta, siis ma arvan, et see etendus ei saaks ka sellepärast õnnestuda, et sa tegeled nagu mingi teise asjaga, et sa üritad mingit asja kõrvale tõmmata, et lõppkokkuvõttes näitlemine ongi see, et sa muudad mingi isikliku asja laval publiku ees millekski muuks, eks ole. Et mingi asi, mis on sul isiklikus elus juhtunud on ju, et sa suudad seda kuidagi inimest ette viia, et sellel on mingi, ma ei tea, ütleme siis mingi üldistusvõime, et see, ma arvan, et üks osa sellest elukutsest ongi nagu see. Aga mis on huvitav, mis ma hakkasin praegu mõtlema ja ma arvan, et väga paljud näitlejad kirjutaksid sellele alla, mis puudutab siis nagu seda tunnet, mis enne etendust on see, et tihtipeale, kui sul on tunne, et mingi jess, täna ma panen hästi, täna ma olen nagu, mul on jõudu, ma olen motiveeritud, ma olen nagu, nüüd täna tuleb hea etendus ja on nii, siis enamasti see päris nii ei lähe ja see ei toimi nii. Sest et ma ei tea, kas sa oled ennast üle kuidagi häälestanud ja tihtipeale on niimoodi, et kui sa oled väsinud, sa natuke tunned, et sa ei taha, sul on hoopis mingi teist sorti lõdvestus ja sa oled nagu siuke ja siis sa lähed ja mingil põhjusel selle pealt tuleb väga hea etendus. Ma ei tea lõpuni, miks see nii on, aga ma olen mitmete inimestega rääkinud sellest ja ma arvan, et enamus ütleksid, et jah, mingi veidra asi selles on, et kui sa nagu lähed seda purakat meelega panema, et jah, vaat nüüd tuleb, enamasti nagu ei tule. Vahel tuleb ka, aga ütleme, et nagu mingi reeglipärasus sellel on. Mulle tundub, et kui inimene on väga väsinud, siis ta ei jõua tegeleda üleliia mõttetööga, vaid siis ta laseb enda, piltlikult öeldes siis hingel üle võtta, piltlikult öeldes. Ja siis hakkab nagu mingist muust inertsist see lugu õnnestutustama. Ja. No sa oled nagu lõdvestunud, sa oled mingis mõttes lõdvestunud, sest et sa tunned, et sul ei ole seda mingit energiat üle mõelda või üle teha ja siis teinekord on selle peal nagu väga, väga hea minna. Sest et reeglina on see tekst ja kõik see nagu ütleme lavaline liikumine, see juba nii rakumälus, et seda nagu ei pea leiutama hakkama, see on olemas ja siis tulebki lõdvestuse pealt see nagu hästi asi. Ma millegi pärast arvan, et see mingi sarnane selline asi on ka, ma kujutan ette, et ma nüüd lõpuni ei saa seda väita, aga ma arvan, et sarnane asi on väga paljudes kohtades, mis nõuab mingit suurt sooritust, et millegi pärast arvan, et sportlased, tihti nad on ka seda öelnud, et teinekord kuuled mingi sportlase intervjuud pärast ebaõnnestunud seda ja siis nad nagu ütlevad, ma ei tea, et võib-olla ma häälestasin ennast üle, on ju. Et nagu mõtled kõiki need detaili nii palju, mis ma teen siin, mis ma teen seal, äkki läheb see valesti, mis ma siis, mis iganes on ju. Ja teinekord kuulad kedagi võib-olla, kes on mingi väga hea soorituse teinud, siis ta ütleb, et päris täpselt see ka ei tea, kus see nagu purakas tuli. On ju. Et ma arvan, et seal mingi selline asi on. Ja. Kui palju ise sporti jälgid või sporti teed? Väga palju. Väga palju, ma ütleks, et see on üks läbivalt olnud elus üks selline suur, ütleme siis teine kirg, et ma arvan, et kui võib-olla teatriga ei oleks niimoodi läinud, et siis ma ei saa nüüd küll mitte mingil moel väita, et ma oleks profisportlane, eks ole, aga võib-olla kui ise ei oska, siis hakkad õpetama. et võib-olla oleks või midagi selles valdkonnas oleks huvitav teha olnud, et see on ikkagi lapsepõlvest saati on ikkagi alati väljas palli mängitud ja erinevates trennides käidud ja ikkagi spordi vaatamine ka on väga, ma nüüd ei saa öelda, et päris kõik, aga ikkagi suht koht kõik. Ja. Mis spordiala sul kõige rohkem meeldib vaadata? On võimalik välja tuua? Üks asi on alati see, et kui sa vaatad meie mõnda mingit rahvuskoondist või mis iganes sellist, et siis seal on nagu selline mingi meeskondliku kambavaimu või mingi selline asi, ja siis nagu kuidagi tajud, et ma olen ka osa sellest või ma ei tea, ütleme Eesti kossukoondis oli siin hiljuti mängis EM-i ja muidugi elad kaasa, muidugi vaatad, muidugi mõtled ja ma ütleks jah, et see selline meeskondlik aspekt on nagu lahe ja et mingites individuaalsportides on ka see kihvt, aga meeskonnasportide puhul mul on alati meeldinud see mingi asi, mis on võluv, et sa võid individuaalselt olla nendest vastasmängijatest nagu nõrgem.
kõik võivad individuaalselt olla nõrgemad, aga kui sul on väga hea meeskond, kui te oskate omavahel väga hästi oma mängu mängida või seda üles ehitada, siis te võite ikkagi olla tugevamad kui need tugevamad mängijad. Meeskonna spordi vaatamise puhul mulle väga meeldib see, et ikkagi alati ma võin ka nagu natuke nõrgematele rohkem nagu pöialt, et seda lahe vaadata, jah. Aga ise, kui sa oleksid profisportlane näiteks, mis alal see oleks? No kindlasti tennis ikkagi ma. Tennis? ja, eks see mulle meeldib ikka kõige rohkem, jah. Aga käid ise mängimas ka? Käin ikka, jah. Mitte padelit, ikka tennist? Ei, seda padelit ma ei mängi, jah. Jah, see on olnud üks ma arvan, et lemmikasi ikkagi läbi oma sportlaskarjääri. Et seda mulle meeldib ikka kõige rohkem teha, jah. Ja tennise puhul mulle tundub, et me vist nöörti pealtvaatajatena ehk et inimestena, kes pole seda nagu ise harrastanud, natuke ei adu ära, kui tehniline see tegelikult on. Nagu megatehniline. On. Ta nõuab päris palju, jah. Kuidas sa tenniseni jõudsid? Ma tenniseni jõudsin niimoodi, et ma kunagi, ma arvan, et ma olin siis kuskil seal võib-olla mingi 11-12 ikkagi kunagi käisin trennis. Sellega ma arvan, et sai mingi sellise põhja sai alla, siis mingis hilisemas vanuses ma mängisin rohkem jalkat, siis natuke tuli mingi korvpall sinna ja siis ühel hetkel ma siis tulin selle tennise juurde tagasi, et natuke kahetsen ka, et äkki oleks võinud jääda selle juurde, aga ma ühtegi pidi ei väida, et see tähendaks seda, et siin istuks praegu profisportlane, et aga kes teab. Aga tennise puhul, kui sa läksid tagasi, kui palju sul oli vaja meelde tuletada just tehnilist poolt või kui palju see nagu tuli mingisugusest nagu loomulikust intelligentsist? Päris palju ikkagi tuleb kiiresti. Ma arvan, et see ongi see õnn, et kunagi sai mingis vanuses selle mingi põhja sa said alla, et see mingi tunnetus sellest palli löömisest oli olemas ja kuna pole nagu päris sama asi, aga ikkagi mul on tunnet ükskõik, mis palli sa mängid, et kas pärast mängid jalkat või kossu, et see ikkagi nõuab seda käe ja jala ja silma ja koordinatsiooni seda mingit siukest nagu hoidmist ja pingsi on eluaeg väga palju mängitud, ikkagi ka reketi sport on ju, et mingi piirini oli isegi suhteliselt lihtne seda hakata meelde tuletama ja siis mingist piirist edasi on juba raske, et nii on, jah. Eks see spordiga ole jah selline, et kui sa korra oled juba mis iganes alale selle käe andnud on ju, et siis see kuidagi nagu jääb sisse ja see, ma ei tea, kehaline vajadus midagi teha nagu see nagu ei kao ajas justkui. Et see distsipliin, kui üks hetk on tekkinud, siis see nagu jääb. Ilmselt juba ka nooremast, aga kõik, mis sa mingis sellises eas teed, sa õpid omandad asju nii palju tegelikult kiiremini või kuidagi naturaalsemalt, et ma ei tea, pane mingi 7-8 aastane tennisetrenni esimest korda. Ma arvan, et see Junju lööb palli juba üsna varsti päris täitsa nagu hästi ja siis pane mingi selline, ma ei tea, 40+ inimene, kes pole kunagi ühtegi reketi mängu mänginud, see paar kuud sealt ei pruugi eriti midagi tulla, eks ole. See võrdlus on võib-olla natukene ebavõrdne nii ehk naa, aga jah, et mul paljude asjadega, et ma ei tea, keele õppimised ja üldse mingid asjad, et kui sa noorest peast saad kuidagi selle tunde kätte, siis. Ja võib-olla mõnel lihtsalt ongi keeletaju parem. Kindlasti seda ka, jah. Ja samamoodi on ka nende igasuguste spordiasjadega, et ilmselgelt on osadele ikkagi antud rohkem ja ju nad siis peavadki seda rohkem arendama ka. Kuidas sinul käib näitlejatöös tekstiga töötamine? Et ma olen kuulnud erinevatelt inimestelt erinevaid versioone, kuidas keegi nagu läheneb siis enda töösse nii-öelda. Mis need erinevad versioonid, ma mind huvitaks, mis need versioonid on? Üks on kui palju keegi peab pingutama või mis nad teevad? Et kui palju nagu on just nagu eelnevad, ütleme siis, kui on kuidagi väga konkreetse isikuga seotud, et kui palju enne sellest isikusse minnakse. Selles mõttes, jah. Et selles mõttes, kuidas see sinu tekstiga töötlemine käib. Aga ei, sa võid muidugi vastata nii, nagu sina tahad. Suures plaanis ma ei ole väga palju pidanud tegema sellist asja, et ma tuubin teksti selliselt nagu kuival moel, et ma ei tea, proov lõpeb ära ja siis ma lähen koju. Mingite asjadega on seda kindlasti olnud, aga et seda, et nüüd ma pean teda tuupima, et üldjuhul
ma ei tea, kas mul on läinud hästi või ma kuidagi usaldan seda protsessi piisavalt, et nagu me rääkisime, et see korduste arv on proovides nii suur ja see tekst jääb sulle tegelikult pähe ja mulle meeldib seda teksti niimoodi rohkem omandada, kui see, et ma lähen üksinda kuskile nurga taha ja siis üritan mõelda, kuidas ma neid repliike nüüd võiksin öelda. Vahel on seda vaja ka teha. Aga et see kuidagi jääb, sest tihtipeale üks põhilisi küsimusi, mida inimesed ju küsivad näitlejate käest on see, et kuidas teil tekst pähe jääb. Ja see on see põhiline asi ja minu arvates ei ole see üldse see kõige raskem osa selle töö puhul, et jah, et see nagu prooviperiood on ju 2,5, teinekord vaatad isegi 3 kuud. Et kui sa nüüd mõtled, et sa lähed iga hommik 11-3, teeme selle lõigu läbi homme, teeme selle lõigu läbi, õhtuti on ka proovid, teeme selle vaatuse, teeme selle lõigu läbi, see jääb sul pähe. Ma mõtlen, kas on üldse näitlejad, kes ütlevad, ei, mulle jäi üldse tekst pähe või? See ei saa olla ju selle erialaga siis kuidagi seotud ju. Ei, no ütleme, see on asi, mis ei taha nüüd vanemaid näitlejaid bussi alla siin visata, aga vanemad näitlejad ikkagi ja ma arvan, et ma ilmselt ühel hetkel ei pruugi ka sellest pääseda, et ikkagi on see. Aha, ikkagi on teemaks. Jah, et peab ikkagi vaatama üle ja siis on seda teksti nagu muret nii-öelda. Ilmselt võib olla ka see, et vaata, mida vanemaks inimene saab või näitleja saab, seda rohkem on tal elu jooksul neid erinevaid rolle olnud ja et neid kõiki nagu lahus hoida lõppkokkuvõttes. Et see võib ikka korralik segapudru kapsas olla, mis seal peas on. Ja muidugi kindlasti ongi. Ja eriti kui sa võtad, ütleme, repertuaariteatri näitlejad, enamasti neil on seal, ma ei tea, võib-olla samal ajal 6, võib-olla 7 rolli isegi ja kui need mahud on päris suured, siis seda annab hoida küll endal. Jah, niimoodi hooajad on ju ka erinevad, näidendid on ka erinevad. Sa mainisid, et see teksti õppimine pole üldse mitte kõige raskem osa nagu näitleja tööst. Mis siis on sinu jaoks? Mis siis on siis keeruline pool seal? No, ma arvan, et natukene tagasi minnes selle juurde, kust me alustasime, et see mingi ütleme tehniliselt võttes siis see mingi kordus või kordade arv või see, aga see on ütleme nagu tehniliselt öeldes, aga ma arvan, et mis on raske, on ikkagi see, et ideaalis sa ju lähed lavale, kuidas ma ütlen, mitte niisama on ju. Et sa ikkagi tahaksid inimestele midagi nagu pakkuda, see peab olema mingil tasemel, sa ise tahaksid ju ka ikkagi hoida mingit latti, millest allapoole mitte minna, et inimesed ju tulevad ja ostavad pileti ja siis sina oled seal nende ees, et siis et mingit sellist taset sa kindlasti pead hoidma ja ma arvan, et mis on raske selle puhul on see, et ega ma ei tea, mina küll väga tihti kahtlen mingites asjades, et kindlasti tekib selline tunne, et vahel, et ma ei tea, et äkki enam ei ole seda, mida pakkuda või äkki on seda vähem või mis iganes ja eks ta käib ka lainetena ja vahepeal võib-olla ongi vähem pakkuda ja siis jälle kuskilt mujalt saad mingit inspiratsiooni juurde, siis ta nagu tuleb tagasi, et kindlasti on väga palju raskemaid erialasid kui näitlemine, aga ma julgen öelda, et ega näitleja eriala või elukutsega väga lihtne ei ole, et ikkagi kui sa võtad, sa mängid aastas nüüd, kui sa oled repertuaariteatris üle 100 etenduse näiteks, et see nagu õhtul minna inimeste ette ja need inimesed ei ole alati nagu, et nii tore, et sa siin oled. Tegelikult. Sa tihti peale tajud seda, näita siis, mis sa oskad midagi. Issand jumal. Et seda on tihti peale seda nagu tajuda ja siis ise mõtled ka seal olles vahele, et aga ma ei tea, võib-olla ongi otsas. Ära aja. Ei, selles mõttes et minu jaoks, kui see küsimus on see, et mis on kõige raskem selle puhul, ongi see, et sa pead ju, kuna sa oled ise ka teatud mõttes jutumärkides see instrument, mida sa mängid, eks ole, või see, et sa pead selle inimeste ees olema ja sa kuidagi ennast seda enesekindlust ja seda endast kiirgama, et see nii-öelda päevast päeva etendus ja pole midagi salata, ega sa alati ei mängi ainult materjale, mis ka sulle meeldivad. Et sa teinekord mängid ka asju, mis on, vahel on sellised võib-olla, mis on sellised, okei, võib teha ka. Ja vahel on ka neid asju, mis sa mõtled, et ma ei tahaks üldse seda teha. Aga... Kuidas sa selles hetkest toime tuled?
no vot, siis on samamoodi, et siis sa ikkagi pead leidma endas selle mingi nurga või mingi asja või mingi sellise, ma ei tea, kas sealt kuskilt partneri pealt või üritad kuidagi ikkagi selle asja enda jaoks teha mingilgi moel huvitavaks, sest et noh, asi, mida ei saa lubada mitte mingil juhul on see ja vahel on seda näha, et kui näitleja läheb lavale ja see tema mängimisest või sellest, kuidas ta seal laval on, ta üritab sulle selgeks teha, et minu jaoks on praegu see, mis ma teen nagu hästi vastumeelne. Või noh, et see kuidagi nagu, noh, et on nagu tajutav, et ahah, talle vist ei meeldi seda mängida, et kas ta siis hakkab kuidagi üle või nagu noh, mingi suhtumisega näitab seda välja, et noh, sükst asja nagu ei saa lubada, on ju, et siuke kollektiivne asi, et siis sa vead ju teisi ka alt, et sa pead ikkagi noh, see samamoodi, et see mingi latt, millest sa ikkagi ei tohi nagu allapoole minna. Ma mõtlema, et selle juures, kui on mingi roll, mis võib-olla pole nii tore, nagu mida peaks nagu laval nagu noh, esitama või välja tooma, on ju, et aga võib-olla publiku jaoks on see sel hetkel oluline. Jaa, väga võimalik ja see ongi see, et ega sina ei tea ju, et võib-olla mingi asi on, mis on sinule ebaoluline, aga võib-olla keegi publikust tegelikult saab sellest midagi ja lõpuni sul ei ole võimalik ju, sa võid vahel mõelda seda, et see on silge jura, ma ei usu, et see kellegile meeldib, aga noh, lõppkokkuvõttes sa ei tea seda lõpuni. Sest on alati keegi, kellele meeldib. Ja vahel ei ole ka. ma ei saa uskuda, et tuleb saali täis inimesi, kes nagu keegi ei tunneta. Ei, ma arvan ka, see oli rohkem jah, süke nali, et ja no. Aga see oleks päris huvitav tegelikult, 1. aprillil võiks olla, ma arvan, publikum teha sükse vimka küll, et tulevad vaatama ja siis on nagu noh, kõik, mis võimalik ja publik ei peaks tegema, on ju, võiksid ära teha, et noh, et see oleks nagu kihvt, tegelikult näitajale süke põnev väljakutse. Jah, et mobiiltelefonid heliseksid saalis. Kõik, noh, tõusevad püsti, lähevad vahepeal välja, noh, nagu iga sellise hetkega, mis jätaks nagu mulje, et okei, et kas ta nüüd ei saa aru, et me teeme midagi siin lavalt. Aga tead, ma võin öelda, et seda juhtub niigi. Üldiselt on minu see pilt ikkagi nagu hea publiku mõttes, et ikkagi respekteeritakse mingeid selliseid, noh, ütleme siis nagu reegleid. Aga ikkagi need mingid telefonid ja kommikrõbisemised ja vahel võtab keegi telefoni vastu ka, on ju, et see on see või läheb saalist ära ka, noh, juhtub ikka, jah. Kui lihtne on näitlejal selles olukorras ikkagi nagu endasse jääda, sest et noh. Kui keegi läheb saalist ära. No kui kuidagi nagu häirib, ma mõtlen nagu seda, et noh, sa teed tööd, sa nagu päevast päeva nagu näed vaeva selle nimel, et sellel õhtul nagu just tema jaoks, noh, piltlikult öeldes särad on ju, ja siis ta lihtsalt nagu käitub niimoodi, et kuidas nagu näitleja seda nagu, mitte nagu vastu võtab, aga sellega nagu toime tuleb. Oleneb mis piire see ületab, et kui keegi on saalis väga ilmselgelt ebaviisakas või noh, vahel on ikkagi juhtub, et mõned inimesed on enne etendust kohvikust läbi käinud. Ütleme siis jah niimoodi, et kohvikust läbi käinud ja väga hoogu sattunud. Ja siis vahel võib-olla keegi hakkab seal, noh, ma ei tea, vahele lälisema ja sükseid asju on ka nagu juhtunud, on ju, noh, see on süke ilmselge ebaviisakus, millega on isegi lihtsam tegeleda, sest et noh, sa saad aru, et noh, mida iganes, et siis see inimene läheb saalist ära. Aga noh, muus osas ütleme, et kui sa, ma ei tea, tajud lihtsalt seda, et võib-olla publik ei ole sellest huvitatud või mingid sükseid väiksemad asjad, noh, mingil määral võib see publik sulle vastu öelda, et aga noh, me ostsime pileti ja sina oled seal laval, see on sinu valik mingis mõttes, et noh. No see ei õigusta ebaviisakust käitumist. See ei õigusta ebaviisakust, aga ütleme, et kui ma tahtsin jõuda, et näitlejana sa pead arvestama natuke sellega, et kui sa tahad sinna lavale või püünele minna, siis kõik reaktsioonid, mis sealt tulevad, ei ole alati üdini positiivsed. Et see on ka nagu osa sellest tööst ja sa pead sellega arvestama. Ja sa peadki aru saama sellest, et ega kõigile ei meeldigi ja sina personaalselt kindlasti ei meeldi ka kellegile ja nii edasi, et noh, kuidas sellega toime tulla, sa pead lihtsalt endale teadvustama seda, et see on nii. Et see on lihtsalt üks osa sellest. See on üks osa sellest jah, et sa muidugi ju tahaks seda,
et see tunne on alati selline, et et vist õnnestub ja ma vist nagu meeldin ja tükk vist läheb hästi ja nii edasi, aga no alati see ikkagi nii ei ole ka. See ongi jällegi, ma arvan, et üks asi, mis selle töö puhul on pigem raske, et on mingid asju, millega sa pead leppima, sa pead aru saama, et sa ei ole alati kõigi lemmik ja alati ei õnnestu ja see on noh, nii on. Mis minul on pealtvaatajana kohutavalt kurb on see, kui tuuakse lavale mõnele näitlejale, tuuakse midagi ja mõnele ei tooda. No ärge siis viige kellelegi, andke pärast üle. No, nagu, ma ei tea, teil endal ei ole seal ebamugav niimoodi või? Mina vaatan küll, et nii kahju, et tema nagu ei saa midagi. Ei, see õnneks ei ole. See on pigem isegi vastupidi, alati on hea meel, kui kolleegile midagi tuuakse. Et see... Ei, muidugi see on tore, aga niimoodi, et nagu teised jäävad ilma ju. Et siis peaks juba kõigile tooma. Muidugi, et siis peaks kõigile tooma, et siis on nagu võrdne. Aga no see oli minu kiiks. Et see, millest sa siin nagu räägid, mul tundub, et kohati on sul nagu mega suur vastutusõlgadel. Et nagu ühelt poolt nagu nende rolli nagu välja kanda kogu aeg on ju. Ja teisipidi nagu ka nautida seda, mis sa teed on ju. Et see balanss leida selle ikkagi üpris suure justkui vastutuse juures on ju, et see tundub päris keeruline olevat. Aga õnneks see on ka jagatud. Et see on nagu see pool, mis teeb seda tööd jällegi nagu lihtsamaks. Et sul on partnerid laval enamasti. Sul on ikkagi ju lavastaja, kellega sa oled seda koos teinud ja mingid sellised elemendid kaasa arvatud ka kujundus ja muusikaline kujundus ja asjad, mis ütleme ideaalis ikkagi nagu toetavad sind ja toetavad sind ka selles mõttes, et vahel kui on mingi etendus, mida on raske mängida, siis see, et sa oled oma kolleegidega ja kes on tihtipeale ka sinu head sõbrad koos, et teete seda, et see aitab seda väga palju. Et kui see oleks ainult seal üksi laval niimoodi, et ainult on sellised monotükid ja pead üksinda olema ja üksinda vead ja näed ja seda, et siis oleks väga raske, ma arvan, seda niimoodi ainult nagu teha, et see mingi see kollegiaalsus ja mingid inimesed, kes sulle ju tegelikult ka väga meeldivad, et nendega seda koos teha, et see ikka on jagatud. Selline perekondlik tunne. Jah, mingis mõttes kindlasti jah. Mingis mõttes on kindlasti teatris töötamine natuke selline perekondlik värk ja tihtipeale on ka perekondlik sõna otseses mõttes, et seal neid erinevaid perekondi ju selle suure pere sees on ju mitmeid, et jah. Aga sina ja Endla, kuidas see teekond niimoodi siis kokku sai? See läks niimoodi, et aastaarvudes väga tugev ei ole. Ma pakun, et see oli äkki 2019 oli üks tükk, kuhu siis Ingomar kutsus ühte rolli tegema. Ja pärast seda minu arust, kas oligi juba järgmine hooaeg, kui tuli, ma arvan, täiesti nagu juhuslikult need ei olnud omavahel seotud, üks teine lavastaja, kes oli Priit Pedajas, tegi siin tükki ja siis ta pakkus just ka rolli siin, et tekkis suhteliselt lühikese ajaga Endlas nagu 2 rolli siin. Ja siis sai Ingomariga sellest natukene ka nagu räägitud või ma mõtlesin juba siis, et ja kuidagi hakkasid mingid sidemed siin ka tekkima mingite inimestega, et päris nagu huvitav, et võiks ju täitsa nagu ka tööle tulla ja siis tuli koroona vahele kuidagi, tekkis hoopis mingi teistmoodi, mingi paus vahele kogu sellesse etendustegevus ja siis läks mingi aeg mööda, kui see uuesti algas ja siis kuidagi juba tundus, et võiks siia tööle tulla. Ja siis enam-vähem see niimoodi läkski, et kuidagi nagu sobis ja ma saan aru, et teatril tollal oli ka nagu vaja või oli vajadus nagu võtta kedagi, ma eeldan siis, ja et siis kuidagi nagu, ma ütleks, et üsna sellisel loomulikul kuidagi viisil,
et kuna olid need 2 tükki oli all ja mingeid inimesi ma juba teadsin varem ja siis tekkis kokkupuude ka Ingomariga ja kuidagi nagu see klapp oli ka olemas ja hea. Ja siis sealt järgmine asi oligi siis, mis aasta see oli, kui siis tegime 3 õde juba ja siis ma olin nagu tööl juba. Mis sulle enda teatri juures meeldib? Miks just see siin? No esiteks mulle meeldib ta sellepärast, et meie kollektiiv ja meie trupp on minu arust väga tugev. Ma ütleks niimoodi, et meil on päris palju selliseid huvitavaid, eriilmelisi isiksusi, näitlejaid erinevates ka vanuserühmades, erinevate elutaustadega, mis minu jaoks moodustab sellise huvitava trupi, et tegelikult trupi sees sul ongi ju vaja võimalikult erinevaid tööriistu ja minu arust on see endas päris hästi olemas ja tegelikult väga lihtsustatult öeldes ma arvan, et need ongi need inimesed, kelle pärast sa nagu seda tööd teed ja kellega sa tahad koos olla, et kuna suure osa ajast sa ikkagi veedadki nende inimestega hommikul ja õhtul ja siis tihti ju päris õhtusse välja on ju, mingi etendus lõpeb hiljem ja hommikul tuled kohe uuesti. Et sul peab nende inimestega olema selline hea klapp, et nad peavad su sõbrad olema ja ma ütlen, et väga paljudel neil ongi nagu palju mida õppida või mida on nagu pakkuda. Nii neil ja siis loodetavasti mul neile ka midagi on ju, et ja mul on tunne, et üleüldises mõttes ka on selline üsna hea selline loominguline vabadus endlas praegu, et see on päris suur asi, ma arvan, et sa tunned, et sa võid olla selline, nagu sa oled. Kui on mingis etenduses läinud midagi nagu nihu, niimoodi, et teie teate, võib-olla publik ei saa äkki arugi teinekord. Enamasti ei saa. Just on ju. Et kui palju te seda pärast etendust või järgmisel päeval nagu läbi käite või pigem on see, et mis olnud, see olnud ja las ta jääb? No oleneb asjast, vahel mingid lihtsamad asjad või mingid sellised väiksemad mingid viperused, mis juhtuvad, vahel ikka, ma ei tea, naerad selle üle või mis iganes, et vahel on see, et kui mingid asjad lähevad natuke segamini, et siis võib-olla pärast räägid läbi, et näed, et ma tegin siin mingi väikse vea või siin oli see, et sa arutad selle läbi, aga ikka juhtub mingeid asju ja see on ka mingi põhjus, miks, et vähemalt mina seda tööd teen, et mulle ikkagi mingil määral meeldib see, kui laval juhtub asju. Seal on ka nagu mingi selline piir, et seda, et päris prožektor nüüd sealt kuskilt laajalt kukub on ju, päris seda nagu ei tahaks. Aga mingid sellised väikseid asju ja vahel see kohe muudab seda etendust ja seda mingit õhustikku ja publikule ka see väga meeldib tegelikult. Publikule meeldib näha, ma arvan seda, et kui vahel näitlejad võtavad mängu mingi asja, mis on aru saada, et see nüüd praegu juhtus või mis iganes see on, et publikule meeldib ikkagi väga näha seda, et näed, et näitlejad on nagu kohal, et nad ei ole ainult siin ja ei esita mingit oma automatiseeritud nii-öelda lavastust ja teksti, et näed, et juhtub see, siis nad võivad selle nagu kuidagi mängu võtta või mis iganes, et see mulle meeldib, kui sellised asjad juhtuvad, aga seal on jälle ka mingi piir, sest et ongi, et vahel võib-olla juhtuvad ka mingid asjad, mida on nagu raske võtta või mis ei ole nagu nii tore, et kui keegi hakkab saalis seal midagi lällama, et siis seda alati ei saa võtta. Aga kui teine nii-öelda äärmus midagi väga hästi nagu, ma ei tea, õnnestub selles õhtus, ma ei tea, publik tuli täiega kaasa ja nagu kui mingi lõbusam tükk näiteks, eks ju. Et kui palju te siis veel pärast nagu järele, ma ei tea, arutlete mõtted, et kuule see oli ikka kuidagi eriti hästi õnnestunud. Või neid häid asju te ei too esile või? Väga ei tooda, jah. Aus vastus on see, et väga ei tooda või selles mõttes, et ma arvan, et osaliselt seda tehakse seesamane, et võib-olla kui on hea õhtu olnud, et siis alati ei ole see, et kõik kohe jooksevad oma koju, et võib-olla selline, ma ei tea, räägid juttu või kuidagi nagu laed ennast veel maha, et see on, aga üldiselt siis ei räägita sellest tükist enam või kuidagi, et sa oled selle juba ära teinud, et sa ei vaja seda, et
kuule, ma tead seal teises vaatuses ma ikka panin giftit. ja panid küll. Et ei no see oleks imelik, kui ise nagu välja tood, aga kui lavapartner ütleb, et kuule, sa panid giftit, on ju. No siis oleks nagu äge, teisipidi oleks veidi veider vist. Ja eks ikka öeldakse vahel ja see on ka üks põhjus, miks seda tööd ikkagi teha. Ma mõtlen, et teinekord, kui on mingi selline olukord, kui teedki välja, kui midagi juhtub, on ju, ja siis nagu võtab näitleja selle nagu integreerib loosse põhimõtteliselt, on ju. Ega siis mina publikus ju ei saa aru, kas see pidigi loo osa olema või sellise situatsiooni hetk, on ju. Et selles mõttes ma ei tea, ma vist publikuna ei saa aru nendest asjast üldse, mis on, sest ma ju näen seda, mida ma sellel hetkel kogen. Ja ma ei oska seda taustsüsteemi mõelda. Muidugi vahel saab aru, vahel ikkagi juhtuvad sellised asjad, et sa kuidagi, ma ei oska seda kirjeldada ja ma täpselt ei tea, kuidas publik sellest aru saab. Aga nad vist tajuvad selle mingi muutuse näitletes ära, et vahel, ma ei tea, kas mingi asi kukub või läheb katki või tekib see asi, et mingil moel publik on piisavalt tark, et kuidagi tunnetad ära, et see vist päris teil ju niimoodi. Mina olen alati mõeldud need sisse kirjutatud asjad. ja vahel muidugi mängitakse ka teatris selle peale, et kuidagi nagu natukene siis sellega lollitada, et kas see oli nüüd päriselt mõeldud nii või oli see kuidagi nagu juhuslik, aga selles mõttes publik on tihti peale päris naksakalt kuidagi püüab mingid asjad kinni. Et see on muidugi väga tore, kui on vahel sellised etendused, et sa tunned, et publik on, ja isegi me ei räägi enam sellest, et peab midagi juhtuma, aga vahel sa tajud, et okei, täna ongi sattunud see õige publik, kes kuidagi jõuamegi sellele samale mingile lainele ja nad nagu tajuvad neid asju samamoodi ja mingid repliigid ja asjad ja naljad ja kõik kuidagi nagu läheb omasse õigesse. Kas sellistel õhtutel on endal see adrenaliin nii nagu laes ka, et on nagu uinumine raske või seda probleemi pole? On ikka ja. See on siuke tavaline asi ikkagi üldjoontes, et ajad on muutunud, aga ma arvan, et see ütleme, kui sul etendus lõpeb seal 10:30 või 10, et siis sa tuled ikkagi sellest asjast maha vähemalt, ma ei tea, ma ütleks paar tundi ja et ajad on nagu muutunud, aga ma arvan, et see, et kunagi on mingi võib-olla selline, ma nüüd otseselt ei tahakski isegi võib-olla seda välja tuua, aga et näitlejad käisid napsutamas ja tead, kus see oli, tead, suur näitleja, see ju võttis kõvasti jõi ja nii, et mitte, et see oleks nagu vabandus, aga tihti peale see, ma arvan, et see alkohol on see kõige kiirem, kõige lihtsam natukene seda maandada, seda, et sa oled inimeste ees olnud, sa oled pidanud väga palju endast andma ja tihti peale ka mingid väga emotsionaalseid asju võib-olla mängima. Et ega see ei olegi väga kerge nüüd on etendus läbi, publik on saalist läinud, nüüd katsu üksi olla, nüüd katsu magama jääda. Et selles mõttes väike klähvakas on ilmselt ja tihti peale võib-olla ta polnud ka nii väike see klähvakas, aga et et see on nagu aitab sellest maha saada, aga ikka on, jah. Kui me siin täna alustasime vestlust sellest, et mismoodi mina sulle tänaval nööpist kinni haarasin, on ju. Ja me rääkisime sellest, et näed, et aeg-ajalt nagu Eestis seda nagu väga tihti ei tehta, siis kuidas sulle endal nagu tundub, et kui sa nagu näed, et tänaval inimene tunneb sind ära, no ja ta ei oska nagu mitte midagi teha, ta ei oska sulle otsa vaadata, ta ei oska nagu kõrvale vaadata, sest mul on endal olnud seda sama olukorda, kui mul on nii palju inimesi käinud intervjuun raadios. Ja siis ma mõtlen, et huvitav, kas ma nüüd olen temaga päriselt kohtunud või ma olen teda kusagil nagu avalikult esinemas näinud, on ju, ja tekib siuke kohmetuse hetk, eks ju. Mismoodi sina tuntud inimene neid hetki nagu vastu võtad? Üldiselt see on, ma ei saa ka nüüd öelda, et see nüüd no sa näed, et inimene tunneb ära, on ju, tal on nagu mingi selline küsimärk, et ma tean siin kuskilt. Enamasti see on nagu see, et inimesed, ma räägin enda puhul on see, et võib-olla vaatavad ja siis ega nad päris täpselt ei tea. No see on lihtsalt nagu tuttav nägu, eks ole. Ja siis kuidagi neil tekib samamoodi see, et oota, kas ma tean teda või kas ma näin teda kuskil või nagu mingi siuke segaduse nagu moment. Aga selles ei ole mitte midagi, vahel ütlevad mingid inimesed, kes selles segaduses on, ütlevad sulle lihtsalt tere, mis on, jumala
fine on ju. Vahel on see naljakas. Ütled tere vastu kõik. Ja loomulikult ja. Et vahel on see, vahel võib see päris naljakas ka olla. Aga see on jah selline, et ma ei tea, võib-olla need inimesed, kes on nüüd siis, ma ei tea, väga tuntud või väga kuulsad, et ma ei oska öelda, et võib-olla nendel on see kuidagi nagu, ma ei tea, teistmoodi, et inimesed kuidagi, ma ei tea, pöörduvad või ma ei tea, et minul on enamasti see, et inimesed on mingi, kas olen ma teda kuskil näinud või ei ole ja mingi siuke vahepealne, see on väga, ja vahel inimesed ütlevad mingeid asju ja võtavad nagu, ütleme siis selle mingi julguse kokku, mis on ju väga tore, et kui kellegile mingi asi on meeldinud või kuidagi niimoodi poesabas ütleb, et näed. Tuleb ette seda? Mina ei saa öelda, et seda nüüd juhtuks ülitihti, eks ole, aga elus on mõned korrad ikkagi tulnud seda ette, kus üsna ootamatult on keegi öelnud ja isegi vahel mingi asja kohta, mis on võib-olla mingi lavastuse kohta, mis on aastaid tagasi olnud. Aga ju tal on see kuidagi siis nagu meelde jäänud ja siis tuleb ütleb, et kuule, et kunagi see oli päris äge asi, et sa olid ka vist seal. Vahel on see, et nad küsivad ka, nad päris kindlad ei ole. Sa olid seal selles või? Olin küll ja. Ja, päris, see oli okei. Aga kui palju nagu öeldakse mõne rolli kohta näiteks täitsa nagu rollipõhiselt, et üks asi on see, et kuule, sa olid aasta tagasi seal on, et vist olid, on ju. Aga mõni roll ei ole ka võib-olla nii lihtne, on ju. Mõne rolli nagu mitte lihtne, vaid nagu teema käsitlus on nagu raske, on ju. Et kui palju mõne rolli puhul nagu keegi astub ligi ja ütleb, et kuule. Analüüsib seda rolli? No näiteks. Mitte väga. Mitte väga palju. Kuidagi vist, ma ei tea, kas see olukord või see kõik on selline, et võib-olla kui sa kedagi poes või tanklas nii-öelda näed, et võib-olla siis seal keegi ei hakka nüüd otseselt seda karakterit seal pulkadeks võtma, et kuule, sa mängisid nii ja mängisid naa. Üldiselt mul tegelikult ei oleks otseselt selle vastu midagi. Mul ei oleks ka nagu mingi kriitika vastu midagi, kui keegi teeb seda nagu, ütleme, siiralt ja südamest, et näed, et mängisid seal seda tegelast, et näed, et huvitav, et sa seda tegid nii ja nii, sest et mulle tundub, et see on äkki hoopis teistmoodi. Iseenesest, kui see on selle koha pealt, siis see oleks väga huvitav, et lõppkokkuvõttes ju sellepärast seda tööd ju teed ka, et kas teiselt poolt peegeldab keegi midagi vastu või et kas see läheb korda, et iseenesest mul poleks selle vastu midagi, et. Kuule ära, Luiska, ma mõtlen, et kui sa oled ikka nii palju nagu tööd teinud, sa annad endast nagu igal õhtul maksimumi ja siis keegi ütleb sul tänaval, et ma teeksin teistmoodi. Sa ei saaks ometi võtta vastu seda niimoodi, et jumala äge. Aga ma arvan, et see oleneb väga palju sellest, kuidas keegi seda ütleb. Et kui keegi tuleb su juurde ja ütleb, et tead, sa tegid seda nii ja see on täiesti umbes, ma ei tea, mis iganes ja üldse nagu sa ei oska mängida või kuidagi nii, et võib-olla siis oleks seda raske vastu võtta, aga kui keegi, ma arvan, et seda on ikkagi võimalik teha, et kui keegi läheneb nagu selle pealt, et näed, et huvitav asja tegite, aga võib-olla siin ja siin või nendes asjades näed, ma mõtlesin seda või ma mõtlesin toda, et võib-olla oleks midagi saanud teistmoodi teha, iseenesest see ei ole ju. Ma isegi ütleks, et see on ka omamoodi kompliment, et keegi viitsib üldse öelda, et näed, et kui mingi asi ju absoluutselt ei lähe korda ja on mingi mõttetu, ma ei tea, mis iganes, siis ei lähekski ju tegelikult võib-olla ütlema ka. Siis läheks mööda lihtsalt. Jah, siis läheks see mööda, et iseenesest ju, jah. No ma ei tea, kas küsime mõne traditsioonilise küsimuse ka või mis su lemmikroll oleks tulevikus teha? Selle asjale on, ma arvan, võimatu vastata sellepärast, et mul on tunne, et kõik need rollid, mis tulevad või need rollid, mis võivad õnnestuda, siis tegelikult sa ei tea neid ette. Ma ei saa teiste eest rääkida, aga mul on tunne, et see võib-olla on ka teistel niimoodi, et jube raske on ette kujutada, et ma tahaks teha nii konkreetselt seda. Et võib-olla on mingi ähmane ettekujutus, et näed, et ma tahaks midagi taolist proovida, aga nagu konkreetse rollina, et tahaks nüüd ilgelt mängida, ma ei tea, Vargamäe Andrest, et sellist tunnet ei ole olnud. Et mul on tunne, et see õnnestumine mingis asjas võibki tulla just selle pealt, et sa nagu teatud mõttes ise ka üllatad ennast.
et keegi pakub võib-olla sulle mingi rolli, mingi materjal, mida sa võib-olla üldse pole väga ette kujutanudki, et näed, et ma võiks seal midagi teha, et äkki see tuleb selle pealt just, et saada nagu selline üllatus. Palju sul siiani seda olnud on? Seda üllatust? No ikka on neid asju, mis ma ei oska jah neid kokku lugeda otseselt, aga ja ega alati iga üllatus ei ole ka mingi õnnestumine, aga ikka on neid asju olnud või noh, ma ütlen, et ma ei saa kindlalt väita, et üks või teine asi on hea, aga neid asju, mis on enda jaoks korda läinud kuidagi, et ma tunnen, et mul oli seda hea ja huvitav teha, et noh, neid ikkagi mõned asjad on. Mis sa tooksid puusalt praegu 3 tükki välja? Ma ei tahaks üldse seda teha. Ma ei tahaks üldse seda teha, sest et kuidagi ma ütlengi, et seda nagu raske öelda, et ega mina ei tea, kas mina konkreetselt nendes asjades olin ka hea või mitte on, et see on minu suke sisetunne, ma isegi ütleks, et see on peaaegu et nagu väike suke saladus, et ma ei tahaks seda nagu öelda. Et, no hästi, ma ei pinni. Siis kohe paneks nagu mingi, see, keegi kuulab, mõtleb, et aga mees üldse ei olnud nii. Aga ma võin nii palju öelda, et ega neid asju, mis on enda meelest olnud sellised õnnestumised ja mitte ainult ka enda rollisoorituse mõttes, vaid see, kus sa oled olnud ja näinud ka oma kolleegi kõrvalt midagi väga ägedat tegemas. Et ega neid ju ülipalju tegelikult ei ole. Et need on ikkagi, me räägime siin nagu 2 käe sõrmedest. Et see lihtsalt nii on. On ka teisi igasuguseid huvitavaid asju olnud ja sellised nii ja naa, aga ütleme, et kui tõesti mõelda seda, et mis on nagu jäänud enda jaoks mingid sellised asjad, mida natuke võib-olla isegi igatsed, et saaks neid veel mängida, et ega neid mingi tohutult palju ei ole. Aga neid on? Aga neid on, jaa. See on üldse minu arust teatri puhul selline, kuidas ma ütlen, nagu selline paratamatus, et selleks, et saada sealt see, ma ei tea, 1 või 2 mingit tõeliselt head asja, siis tegelikult peabki päris palju tegema. Et kuidagi üliraske on ka teatri puhul seda ennustada, et kuule, et järgmine hooaeg teeme ainult neid 2 materjali, ma arvan, et siit tulevad nagu ülihead tükid on ju. Ja siis võib-olla ei tule ja oleks tulnud tegelikult hoopis sellest 1 või 2 või 3 või 4 asjast, mis oleks tehtud. Et seda ennustada ei saa, et kui sa mõtled, et hiljuti oli teatripäev ja jagati auhindasid on ju. Ja kui mõtled, kui palju ühes aastas Eestis teatrit tehakse, kui palju lavastusi. Üli palju tegelikult, see volüüm on väga-väga suur. Kui palju nendest asjadest on sellised, mis on nagu tõesti, mille puhul võiks öelda, et jah, see on teatrikunst. Jah, saan aru, miks on lavakunstikool ja miks see lõpitakse ja nii edasi. Neid on suht vähe, tegelikult suhteliselt vähe. Et võib-olla keegi vaidleks minuga natukene vastu, aga ma arvan, et üldjoontes see nii on. Neid asju, mida tõesti esile tõsta. Aga see on kuidagi paratamatu, et selleks, et need mõned sealt kätte saada, sul ongi vaja teha. Ennustada seda võimatu, et paneme selle lauale, et see on kindlasti inimestele meeldib. Mis on ka natukene muidugi, kuidas ma ütlen, kurb. Või ma ei tea, kas kurb, aga võib-olla vahel frustreeriv, et tahaks ju ainult teha neid asju, mis on need pärlid, aga selleks, et see üks leida, siis see nõuab nagu sellist aega. Hästi huvitav, et sa tõid sellise asja välja, et inimene nagu võiks üldse mõelda, et ei tea, kas seda lavakat üldse vajagi on ja. Et mina ütleme ikkagi nagu tarbijana ehk, et siis selline inimene, kes saalis istub, ma nagu ei tule nagu kunagi nagu selle küsimusega, et kas seal nagu on mingi pointi ka või. Et pigem nagu see, et okei, et mida ta minus sellel õhtul esile toob. Et nagu, aga vaata kui huvitavalt inimesed nagu tõlgendavad erinevad olukorda on ju. Üks laval olles teine nagu. Aga ma ütlen, et neid inimesi, ma arvan, kes seda küsimust küsivad, ütleme ka mingil sellisel moel, et kas meil on nii palju teatrit vaja siis, et kas meil on nii palju vaja näitlejaid koolitada, kas meil on kõigile neile tööd anda, kas nad on mis iganes kõik ja kas me peaksime bla 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 bla. Need aeg-ajalt ju käivad, ikkagi tekivad üles, kui on igasugused mingid küsimused, et neid inimesi iseenesest on ja ega lõppkokkuvõttes ju küsimusi võib esitada ka, et see ei ole kuidagi keelatud, et see on iseenesest hea küsimus selline, et vahel kui siin läbi selle rahastuse ja mingite asjade
siis tekib see selline laiendatud küsimus, et kas meil on liiga palju teatrit. Noh, see on iseenesest huvitav küsimus, kas meil on liiga palju teatrit. Kes see hindab? Võt, ma ei tea jah, et seda võib mitut pidi võtta. Laiendama hakata, jah? No jah, et ühelt poolt ju võiks öelda, et mis tähendab liiga palju, et see, keegi pole ju teatri üledoosi tõttu ära surnud, on ju, et kui on palju, siis on palju, tehke siis nagu milles küsimus. Kui mingi tükk ei leia oma publikut, siis ta ei leia, mõned leiavad, aga noh, see teine pool hakkab vist pihta sealt, et teater nõuab ikkagi riigi rahastust. Ja kui see õhupall kogu aeg ikkagi paisub ja paisub ja paisub ja paisub ja paisub läheb suuremaks, on ju, siis ilmselgelt kõigile seda toetust jagada on väga raske, et siis sealt tekib see küsimus, et kas siis per inimene Eestis, kas meil on liiga palju, ma ei tea, lavastusi või näitlejaid või lavastajaid. See on väga veider küsimus. See on, aga see ikkagi see tõstatub ja see tõstatub päris palju, et ega ma üldiselt väga palju mingit, ma ei tea, mingit kommentaare ja asju ei loe ja kuna ma ei ole ka Facebookis, siis aga aeg-ajalt ikkagi ma ei tea, keegi näitab või sa näed nagu mingid asju, mida mingid inimesed on arvanud, et ega neid inimesi ju, kes ütlevad, et pange üldse umbes kinni ja mis ma ei tea, umbes muidusööjad ja teater rahastagu ennast ise ja nii edasi. Et ega neid inimesi ei ole tegelikult väga vähe, et need ei ole mingid üksikud inimesed. Võib-olla nad on lihtsalt sellised nagu lärmakamad, et nad tõusevad nagu mingil moel esile, aga neid inimesi kindlasti on, et umbes, et minge tootvale tööle, mis te siin kuradi õhtul mängite mulle mingit komedianti. Tead, ma arvan, et rahastage seda ise. Need inimesed, kes niimoodi lärmakalt karjuvad, ma kahtlustan, et need karjuvad ka tootmistöötlise peale, et mul tundub, et see lihtsalt on nagu see tüüp. Jah, see on tüüp võib-olla. Ja. Et vahe pole, mida inimene teeb või ei tee, kui keegi tahab nagu karjuda, sest ta karjuda pole nagu igas võimalikus variandis. No ilmselt küll, jah. Mis muidugi ei tähenda seda, et ega arutada võib ikka mingit asjade üle, et ega see teatri ja kultuuri rahastamine ja see on nagu selge, et ega mingit ülihead lahendust seal ei ole ja ma arvan, et see on süke asi, mis käibki lainetena, et siis mingi aja pärast jälle see tõstatub läbi mingi asja, et ma ei tea, et kas millised on selle valdkonna palgad või üldse, et kas meil on ju see süke väga sage asi on see, et kas me investeerime paneme ainult nagu betooni on ju, et kuidagi tundub, et inimestele kipub nagu seda fookus vähem minema. Aga betoon on ikkagi jääv ja et need küsimused ju on, jah. Väga põnevad küsimused kerkisid täna siin õhku. Ma pean ütlema, et ma olen hästi tänulik, et sa nii avatud ja siiras oled, et sa kuidagi nagu julged rääkida asjadest nii, nagu nad on ja et sa julged ka nagu rääkida selle töö sellisest võib-olla natukene nagu raskemas poolest, on ju. Mida üleliia tihti ei kuule. ma ei tea, jah. Ma enda arust väga, jah. Nüüd hakkasin mõtlema, mis sa rääkisid. Ja ma hakkasin mõtlema, et lihtsalt, kas ma nüüd läks kuidagi jube masendavaks, aga ei, ikka on, jah. Ega ma arvan, et üldiselt, et seda nüüd kõike pehmendada natuke. Ma arvan, et ega väga paljud tööd on raske, et see sama, mis me siin rääkisime, et teatritöö nõuab mingit sükest kordumise nagu talumist ja ma arvan, et väga paljud inimesed oma tööde puhul võiksid öelda, et jah, aga meil on täpselt samamoodi. Ma lähen täpselt samamoodi, ma ei tea, sõidan seda mingit ühte bussiliini või seda, või et ma pean ka nagu olema valmis selleks ja samamoodi vastutama mingite inimeste eest, et see on selles mõttes üsna universaalne vist. Et proovisid nüüd ära pehmendada, jah? Ma proovisin, jah, ma ei tea, kas see nagu õnnestus. Ei õnnestunud. Siis pole hullu ka vast. Et me võime teinekord nagu uuesti proovida. Aga täna võtame kokku. Võtame kokku. Aitäh sulle, Karl, ja see rohkem nagu aru saan, pöördutakse kui Karl, ja? Või see ise nagu, ikka, mitte Karl Andreas? Vähesed ütlevad Karl Andreas, jah. Lihtsam on, jah, Karl. No selge, aitäh sulle, Karl. Palun.